Tere, mina olen Reijo Kiidli, käesoleva informaatikakursuse koostaja ja õpetaja. Minu üheks erialaks on samuti informaatika ja olen selle valdkonnaga kokku puutunud alates ülikooli õpingutest saati. Tööalaselt olen arvutitega seoses tegelenud tööstusserverite monitoorimisega ja haldamisega, arvutivõrkude planeerimise ja loomisega, arvutiparkide haldamisega ning programmeerimisega. Paralleelselt olen tegelenud ka täiskasvanute õppijate õpetamisega just informaatika teemadel. Nii käesolev kursus kui ka kõik minu teised informaatika kursused on kokku pandud saadud kogemuse põhjal ning õppijatelt tulnud tagasiside põhjal. Seetõttu on nende läbivaks jooneks eelkõige praktilisus. Sest usun, et teadmised ilma praktilise väljundita ei ole palju väärt. Käesolevas videos räägin ma kursuse eesmärgist, teemadest, nende ülesehitusest, hindamiskriteeriumidest ning abi saamise võimalustest. Informaatika 3. kursuse eesmärgiks on tutvustada teile programmi Microsoft Excel. Tegemist on tabelarvutusprogrammiga, mis on samuti nagu Microsoft Wordki kõige enim kasutatud tabelarvutusprogramm tänapäeval ja samas ka üks kõige funktsionaalsem, mis tähendab, et kui te omandate peamised töövõtted just Exceli puhul, Microsoft Exceli puhul, siis suure tõenäosusega saate te hakkama mis iganes teise analoogiga ka. Nüüd, kursus on samuti üles ehitatud teemade formaadis, mis tähendab, et te olete ilmselt sellega juba kokku puutunud, kui te olete siin täiskasvanute e-gümnaasiumis seda valikainet võtnud. Siin alguses on tutvustus, siis on õpijuhis, siis on teated õppijatele, mida kasutan mina teie informeerimiseks siin uutest teemadest või mingitest soovituslikest tähtaegadest ja all siis teemad gruppidena. Ja endiselt on see paremplaan teie jaoks esialgu suletud ja siit te leiate minu kontakti ja väikese tutvustuse ka. Nüüd vaatame siis täpsemalt näiteks seda esimest teemat, milleks on rakenduse kasutamine ja töö andmeelementidega. Jällegi, soovituslik on alustada sissejuhatusest, võtate selle lahti, tutvute sisuga, et saada sellist laiemat pilti selle teema vajalikkusest. Siis on siin näha järjest õppematerjalid, mis on mul videode kujul ja lõpus on ülesanne. Ja õppimine siis võikski toimuda nii, et peale sissejuhatusega tutvumist võtate lahti kohe ülesande ja hakkate seda siis niimoodi punkthaaval täitma. Kui on olukord, et teil ei ole Excel programmi, siis kool saab teile selle litsentsi anda ja te peate kirjutama haridustehnoloogile, kelle kontakt on siis kooli kodulehel või ka siin kursuse õpijuhises olemas. Nüüd järgmine oluline aspekt, mida tasub teada, on see, et iga punkti juures on toodud ka viide õppematerjalile. Antud juhul minul siis nendele videodele. Ehk et kui te mingisuguse ülesande juures jääte hätta, siis esimene koht, kuhu vaadata, on just see video. Ja kui see video ei aita teid, siis võite näiteks kasutada YouTube'i, kus on Exceli kohta väga palju teisi juhendmaterjale ka olemas. Ja niimoodi siis punkthaaval täidate seda ülesannet ja lõpuks siis kindlasti see viimane punkt tuleb hoolega üle vaadata ehk et kontrollida, mismoodi tuleb töö esitada, mis formaadis siis. Ja esitate siia alla ära. Nüüd
jällegi, et kui saate minu käest tagasiside ja hinde, mis ei vastanud teie ootustele, siis kõiki töid on võimalik ümber teha, välja arvatud maksimaalne tulemus ehk väga hea. Ja selleks võtate lahti saadud tagasiside, täiendate oma tööd vastavalt ja laete siia sama ülesande juurde uuesti ülesse. Nii, mis siis veel? Vaatame õpijuhist. Õpijuhis on standardne dokument täiskasvanud e-gümnaasiumi kursuste juures, kuhu on kokku koondatud kõik oluline informatsioon selle kursuse läbimiseks, kaasa arvatud hindamiskriteerium ja õppimise taktika ja millele ma tahan siin siis tähelepanu juhtida, on endiselt, et tehisintellektiga esitatud töid ei ole lubatud esitada. Ehk et kui mul on kahtlus, et töö on nüüd tehtud selle TI poolt, siis ma küsin teilt selle kaitsmist konsultatsioonis suuliselt ja enne kursust teie jaoks edasi ei saa liikuda. Nüüd, kui kursuse läbimisel tekivad küsimused, probleemid, siis esimeses järjekorras võtke ühendust minuga, kirjutage meilile või osalege konsultatsioonis. Ja kui on tehnilist laadi probleemid, siis kirjutage haridustehnoloogile. Mul on hea meel, et sa vaatasid selle video lõpuni, sest ma usun, et sa said siit enda jaoks infot, mis võimaldab olla kursuse läbimisel efektiivne. Soovin sulle sellel teekonnal järjekindlust ja soovitan antud kursus läbida nii-öelda ühe hooga. Ehk kui sa alustad sellega, siis vii see järjest ka lõpuni, tegemata vahepeal pause. Minu kogemus on näidanud, et tegeledes ühe teemaga korraga on ajul lihtsam omandada selle sisu ja sa saad siit enda jaoks maksimaalse tulemuse. Kui tekib küsimusi, siis kirjuta julgelt mulle meilile või osale konsultatsioonides.